Tere hommikust Eestimaa ja tere hommikust Eesti amatöörid ja nagu näha, tehnika läheb edasi. Et olid nagu kokkutulekud, kus oli näost näkku vaatamine, nüüd on siis ekraanilt ekraanile vaatamine. Täna oli plaanis rääkida natukene sellisest logist nagu log.om ja teine versioon. No logidest üldse nii palju, et mina olen arvutikasutaja 1993. aastast saadik. Esimene logi oli OH1 Anna, mis oli DOS-i põhine, hästi lihtne, aga no võimaldas vähemalt märkmeid teha ja võimaldas ka tagantjärgi nagu analüüse teha ja neid nii-öelda kaarte trükkida ja selliseid asju. Järgmine logi oli siis log EQF. No see oli juba üks samm edasi ja siis hakkas tulema neid igasuguseid logisid kriburada pidi ja sai neid proovitud siin päris tükk aega. Nüüd kuskil 4-5 aastat olen mina isiklikult kasutanud log4.om-i, kuna see on tasuta. Ta oli suhteliselt lihtne kasutamine, kasutajasõbralik ja temaga sai väga palju asju nii-öelda edasi teha, sai transceiverid külge ühendada, modemeid külge ühendada, väljastpoolt programme juurde nii-öelda pookida sinna ja kasutada. Esimese versiooniga, log4.om-iga, seal oli alati küsimus selles, et oli vaja teha programmi settingud, esimesed settingud oli vaja ära teha ja siis sai selle programmiga edasi minna. Kui seal settingud jäid pooleli, siis tavaliselt jäi nii-öelda sisse logimise järel jäi siis see settingute aken sinna ette ja keegi seda sealt eest ära ei saanud, välja arvatud nii, et läksid programmiga koos välja ja siis tulid uuesti nagu lülitasid programmi uuesti sisse ja siis said jälle uuesti otsast peale alustada ja väga paljud inimesed ja väga paljud kasutajad lihtsalt loobusid, kuna tundus, et asi on väga keeruline. Nüüd log.om 4 ja versioon 2. See on nüüd natukene sõbralikum tehtud, aga siin on nüüd ka selline lugu, et tema help, mis on internetis saadaval, help on 225 lehekülge, nii et kes viitsib, võib endale välja printida ja sealt näpuga järge ajada. Kuna selle programmi autorid on jagatud teatud gruppidesse ära, üks teeb seal mingisuguseid digiühendusi ja transceiveriga ühendusi, teine teeb siis neid nii-öelda logi kasutamist ja siis on eraldi ka veel olemas grupp, kes tegeleb helpiga, et siis help on tegelikult sellel logil suhteliselt arusaadavas keeles kirjutatud, olgugi et inglise keeles, aga kes viitsib, kasutage Google tõlget, see ei ole kõige hullem. Et sealt saab siis ka nagu jupikaupa eesti keelde tõlkida. Aga lähme siis siit nüüd nii-öelda logi juurde, nagu te praegu näete, logi peaks olema nüüd juba kõigile nähtaval, jah? Selge. Ja alustame siis kõigepealt niimoodi, et teeme selle logiprogrammi lahti. Nüüd võtame ülevalt rea pealt, võtame settingud, settingute pealt programm configuration. Siis tuleb eraldi aken. Ja nüüd siin ongi selline lugu, et kõigepealt avame siis sellise koha nagu user configuration. Siin on iga kord, kui te teete mingisuguse tahate teha endal näiteks uut logi või uue nimetusega või ükskõik mida, siis te saate personaalse ID, mis on siin rea peal pikkade tähtede ja numbrite kombinatsiooniga tehtud ja seda saate teha nii, et te vajutate plussklahvi peale, siis tuleb see numbrite liida siia aknasse ja kui siin
minul on praegu siin roheline linnukene, aga siin peaks olema punane rist alguses ja kui vajutate siia, siis selle rea taha tuleb kiri aktiivne. Ja pärast seda läheb see punane rist, peaks minema roheliseks linnukeseks ja sellega olete te nii-öelda nagu alustanud, te saite selle nii-öelda programmi ID, see on igalühele personaalne. Tähendab, on võimalik teha ka mitu kasutajat, iga kord vajutate jälle pluss klahvi peale ja jälle teete selle operatsiooni läbi ja siis tähendab, siin taga on sellise keti moodi asi või karabiin, mis ta siin on. Et sellest saate siis valida, millist seda konfiguratsiooni te siis hakkate kasutama. Järgmine asi, mis nüüd tuleb silmas pidada, on mitte station informatsioon, vaid järgmine asi tuleks teha station configuration ja siin tuleb siis kõige esimesena tuleb ära määrata enda transceiverid või enda nii-öelda tehnika, mida te kasutate. Järgmiseks on antennid ja siis tuleb ära määrata need bändid, mida te kavatsete kasutada või mida te kasutate. Minul on määratud 160 meetrist kuni 70 sendini, et seda siis ma saan kasutada. Kolmas on siis juba nüüd station informatsioon. Siia tuleb siis ära täita punase täpiga väljad, mis on nõutud kohe kindlasti. See on siis kutsung, siis on regioon, riik, nüüd ITU ja CQ-tsoonid. Siin taga on, CQ-tsooni taga on siis DXSC, tähendab DXSC nimekirja number Eestis, seda on teinekord kasutada vaja, ma sellest eraldi ma vist räägin hiljem. Nüüd logis on võimalik panna siis oma lokaator ja ütlen ka seda, et siia on võimalik panna sisse ka 10 märgiline lokaator, siis ta näitab väga täpselt ära teie asukoha kaardi peal. Nii, edasi on operaator, eks on ju siis operaatori endine mingisugune kutsung, mis on varem olnud. Kõrval on siis nimi, siin on siis street või city, minul on siin pandud Kaunissaare lihtsalt ja postikood ja mis on siis, minul isiklikult on siin Harjumaa. Nii, mis meil siis järgmine tuleb? Konformatsioon, see nüüd, konformatsioon ei olegi, databaase on. Tähendab, nüüd databaase peal tuleb siis valida, siin on 2 võimalust valida, on CQ-Lite databaas või MySQL, aga nüüd, kui te olete nii-öelda tavatarbija, siis te valite CQ-Lite, see on siis selline näiteks selline formaat, mis on hästi kiire, kaasaegne ja võimaldab seal kuskil 1 miljon kannet, aga sellest saate lugeda Vikipeediast. Valite siit new ja otsite koha, kuhu siis tähendab te endale selle salvestate. Siin on niimoodi, et minul on ta salvestatud C-ketta peale, user, administraator, dokument. Sinna dokumentide kaust on tehtud eraldi kaust log4om2 ja minule on pandud siia nimeks minu logi ja siis tuleb tal sinna taha CQ-Lite laiendi.
Selle minu logi asemel on kasulikum muidugi kirjutada kutsungiga, aga samas selle kutsungiga on ka niimoodi, et kui te tahate teha siin contesti või midagi, siis saate teha nagu selle uue kataloogi endale ja kirjutada siis sinna suvaliselt, mida keegi soovib kirjutada. Ja siit alt saate siis testida, tähendab, et kas see hakkas tööle ja nii edasi. Nii, nüüd lähme uuesti tagasi selle konformatsiooni peale. Konformatsioonis on siis niimoodi, et siin saate valida, mida te tahate ja kuhu tahate, tähendab QSL-i informatsiooni ja siis siin teises aknas siis saate valida, et mida ja kus kohta te siis kirjutate. Näiteks ütleme nii, et ma valin nüüd EQSL-i. Nüüd siia, et kas ma saadan või kas alguses on, tähendab, kui ma teen side ära, et siis tuleb siia põhiaknasse tuleb siis nagu, põhiaknas on siis tulbad. Ja siis näiteks on niimoodi, et kui ma olen side ära teinud, siis siin EQSL kõigepealt läheb no, nagu siin on. Ja kui ma tõmban sealt nii-öelda EQSL-i andmebaasist, tõmban endale alla, on nii-öelda vastatud sided, siis ta läheb yes'iks. Ja täpselt samamoodi saate vaadata, kas teil on Lotvis. Need asjad siin algul kas läheb ülesse, Lotvi läheb siis ülesse niimoodi, et on algul nõud ja pärast, kui Lotvi üles olese saatnud, muutub siin tulbas siis kiri yes'iks. Ja siit jälle uuesti nüüd näiteks siin logi võimaldab saata oma sideandmed või sided ülesse Klavlogi, HAMGUTH-sse, QRZ.com-i ja kui on veel andmebaase, siis on custom on siin olemas, saab ka selle custom'i nii-öelda valida ja kui on veel andmebaase, kindlasti neid veel on. Nii, external service. Siin on nüüd siis selline asi, et see external service võimaldab siis teil sisse logida vastavatesse andmebaasidesse. Esimene on siin QRZ.com, kes nõuab teie käest API-d. API saate QRZ.com-i, tähendab oma konti lehe peal. Seal on selline numbrite kombinatsioon, selle sisestate siia ära. Edasi näiteks järgmine on Klavlog. Kui te olete sinna nii-öelda registreeritud, panete siia enda emaili aadressi, siia te panete passwordi ja kutsungi. Järgmine on HRD logi. See on täpselt samasugune andmebaas. Neid on võimalik kindlasti siia veel juurde, õigemini juurde vist ei olegi võimalik panna, aga sellest on piisav. Ja nüüd nende Klavlogi ja HRD logi kaudu saate näiteks juhul, kui teil midagi juhtub enda logiga või arvutiga midagi, siis saate siit databaasidest saate oma nii-öelda ADIF-i failina uuesti oma logi tagasi. EQSL täpselt samamoodi. EQSL-is on siis kutsung, password ja siin on olemas selline asi nagu nickname. Juhul, kui see nickname on EQSL-i sinna baasi sisse viidud, siis ta tuleb täpselt samasuguste, näiteks mul on siin pandud suurte tähtedega, et see tuleb siia täpselt niimoodi kirjutada, siis saate ühendust. Siin on veel HAMGUTH, mul on ta siin ka olemas, aga seda ja viimane on siis Lotv. Lotviga on nüüd natukene keerulisem see, et Lotv töötab, tähendab läbi eraldi programmi, see on TQSL. Teil peab olema installitud see TQSL-i programmikene
ja läbi selle siis iga kord, kui te logi sulgete, iga kord siis tähendab, saadab programm Lotvi andmebaasi teie viimased sided. Ja siin tuleb ka tähele panna seda, et user tähendab kutsung, password ja nüüd tuleb siin siis valida TQSL-i exe patch, see tuleb siit valida, siis temporary patch, see on kasulik teha näiteks My dokumentide kausta või ükskõik millisesse kausta oma arvutis. See on lihtsalt nii-öelda tagavaraks kindlustamiseks. Siis on seal olemas selline nõue nagu Station ID. Minul on ta siin kehra kirjutatud ja optsionaali siis oma kutsung. TQSL-i privaatpassi mina ei ole kasutanud. Et see on siis niimoodi. Kui need andmed on siia selle lehe peale täpselt sisestatud, saate te kõikide nende andmebaasidega ühendust nii ühtepidi kui teistpidi. Nii, user preference. Siin peate ära märkima, tähendab, kõigepealt peate ära märkima kõik need bändid. Siia panete linnukesed sisse, nad on ilma linnukesteta ja vaatan, et siin on siis, teinekord tuleb seda linnukest vasaku hiireklahviga 2 korda klõpsata, et siis ta läheb sisse. Täpselt samamoodi siin nüüd mode'id, mis mode'id te teete. Minul näiteks on siin FTS 4. Nüüd ma panen siia ka selle uue mode'i sisse. Ja kuskil peab olema Q65, siia panen ka nüüd linnukese sisse ja ennem kui ma siit välja lähen, siis tuleb, tähendab, iga kord, kui te olete mingisugused muutused siia selle lehe peale teinud, siis iga kord lähete välja save and apply selle klahvi kaudu, et siis ta salvestab ära teie need muutused ja paneb ka selle akna kinni. No nii, järgmine aken, mis meil on vaja setitada, on klusterid. Siin on minule pandud sisse kluster info start või auto start ja show kluster grupid. See on soovitatav. Show stabili kluster. Ja need numbrid, mis siin on peal, praktiliselt mina ei ole neid muutnud, nad on jäänud täpselt samaks. Järgmine on siis nüüd info provider. Tähendab, see leht võimaldab siis teil saada täiendavat informatsiooni, kui te näiteks lähete sidet tegema ja midagi on teil selles sides, ütleme, nagu digisidedes ei ole nüüd kõige hullem, aga see võimaldab kasutada neid andmebaase, mis siin kirjas on ja sealt kaudu siis saada täiendavat informatsiooni enda Kuso Wizardi peale. Ma pärast näitan seda, kuidas seda veel tehakse, aga siin on siis tähtis see. Esimene on siis prioriteedid, millist andmebaasi te kasutate. Mina kasutan niimoodi, et põhiliselt kasutan QRZ-CQ-d, kus on väga hea andmebaas lokaatorite ja meeste kutsungite kohta, kaasa arvatud ka siis mõned sellised ekspeditsioonid ja mõned sellised erikutsungid, mis kuskil teistes andmebaasides ei ole, näiteks neil täiendavaid andmeid, siis QRZ-CQ-s on. Tähendab, siia väljade peale siis te panete jälle näiteks QRZ.com-i, panete sisse oma kutsungi ja oma parooli. QRZ-CQ-sse, kus ma olen sisse möllitud jälle oma kutsungi ja parooli. Nüüd kontrollida saate, kas see töötab, vajutate siia taha siia selle klahvikese peale, märgi peale ja
linnuke roheline, kui ta töötab, siis see linnuke roheline tuleb siia ette. Selle QRZCQ andmebaasiga on nüüd selline lugu, et oma andmeid ta siia logisse annab ainult sel juhul, kui te olete ära maksnud aastamaksu QRZCQ andmebaasile. See on 23 eurot, on üheaastane litsents. Aga kui te tahate, et teil logi oleks täpselt täidetud, kõik ruudud ja kaugused ja nimed, asjad on peal, siis tasub seda ära teha. Et 23 euro eest saab mõned õlled, sauna õhtul üks õlu jääb joomata, ei ole vast kõige hullem. QRZ.com-is täpselt samamoodi, kui te olete sisse möllitud, siia tuleb linnukene sisse, et ta töötab, et ta võib paralleelselt siis kui on mingid andmed veel puudu, siis paralleelselt ta saab sealt kaudu ka kontrollida. Nüüd võimalik on valida primarisse, on võimalik valida ühe ja abikontrolliks kasutada teist. Et neid andmebaase, kui keegi kasutab, siis võib neid ka kasutada, aga minul nad ei ole kasutatud. On ainult siis primaris on QRZCQ ja täiendavaks andmebaasiks ma kasutan siis QRZ.com-i, kusjuures QRZ.com-is on ka niimoodi, et osadel meestel, praegu on väga moodi läinud, näiteks venemeeste poolt on moodi läinud, et nime asemel kirjutatakse OM, old man, ja see on siis kõik. Aga nüüd ütleme siit QRZCQ-st ma saan kätte võib-olla selle mehe nime ja nii edasi. Siin tagumises tulbas on siis võimalused, et mida te siis nüüd kasutate, kas näiteks QRZ.com-i esimesena, QRZCQ-d esimesena, võite siit valida. Minul on pandud lihtsalt primari, on esimeseks pandud ehk ta valib siis siit tulbas selle andmebaasi, mida mina kasutan. Nii, map settingud. Ma olen siit valinud ainult maailmakaardi ja ma neid värve, siin on võimalik kõiki neid värve eraldi ära muuta, saate proovida. On võimalik ka teha selline 3D pilt, kellel on võimsamad arvutid, siis need võivad seda kasutada. Minul ta nii äge ei ole, et mina kasutan seda, mis siin lihtsalt ette. Nüüd üks asi veel. Backup. Tähendab, backupiga on nüüd niimoodi, et see programm teeb enda backupi peidetud kausta app data. Sellele saate ligi oma useri kaudu siis kasutaja nimi, app data, roaming ja sinna tuleb siis log4om kaust ja kausta sees on eraldi direktor, on log4om backup. See on nüüd nii-öelda siin nagu ütleme nii, et seda saab valida siia sisse, tähendab pärast seda, kui programm on installitud, saate selle siia sisse valida. Nii, ja nüüd mina soovitan teha veel teise backupi. Minul on ta tehtud niimoodi, et on jälle user, arvuti kasutaja, dokumentide kausta ja sinna on tehtud siis log4om kaust, kuhu siis lähevad backupid, et nad on dubleeritud. Backupi sees on dubleeritud siis tähendab ADI fail täies mahus. Iga kinnipaneku tagant tuleb seal kellaajaliselt ja kuupäevaliselt tuleb siis see nii-öelda ADI fail ja backupisse, teise double backupisse läheb ta ka. Selle double backupi pealt tihtilugu ma kustutan vanemad failid ära, sest nad on suhteliselt mahukad ja arvuti, ütleme, igapäevase kasutamise juures, kui ma iga päev kasutan logi, siis need andmed või õigemini see maht läheb suhteliselt suureks. Siis ma jätan järgi kas või viimased 4 backupit, viimased 4 logi ja ülejäänud alt nii-öelda
tasapisi ära ja seda siis mõlemist sellest nii-öelda kataloogist. Aga see täiendav backupi kataloog on soovitatav ka teha, et juhul kui arvutiga midagi juhtub, siis vähemalt üks mingisugune asi nendest jääb järgi. Tavaliselt jääb järgi küll dokumentide kausta, et see nii-öelda peidetud kaustast võib kaduma minna. Nii, propagationi puhul on ainult see, et ma panin siia sisse linnukese, kui ta on, et seda propagationit või levi saaks vaadata. Nii, autostart. Autostarti mina ei ole mitte midagi pannud, sest see minu jaoks ei tähenda eriti mitte midagi. Nüüd siin on siis olemas selles teises versioonis, tähendab, on olemas ka chat. Siis auto chat connectionisse panete linnukese. Noh, kes kasutab veel siit mingisugust soundi, siis siin on võimalik valida 8 soundi, mis teatab teile, et keegi saatis teile mingisuguse teate. Nüüd audio device, siin ma ei ole valinud, kuna kasutan, tähendab kasutan digiprogramme ja sinna tihtilugu need helidriverid võivad omavahel nii-öelda konflikti minna, siis ma siia küll olen pannud sisse mikrofonid, aga sound'e ma ei kasuta mitte mingisuguste nende protseduuride juures, et mitte ära segada digiprogrammi kasutamist. CAT interface. CAT interface on nüüd siin on tähtis jälgida nüüd seda, et te saate valida CAT-i, kõigepealt autostart CAT-ile ja siit on võimalik valida siis kas mitte CAT-i üldse, kas Hamlibi kaudu või Omnirigi kaudu. Minul on valitud Omnirigi, kasutan Omnirigi. Siin nendes akendes on mul pandud send mode before frequency ja switch to digital mode. Defaultin on pandud FT8, aga siin on võimalik valida siis nii-öelda kõik need digimoodid ja põhi, mida te kasutate, minul hetkel on praegu FT8 või siis FT4 pluss veel siis need JT65 ja JT9, aga defaultina on siis FT8. Siin linnukest ei ole ja kui teil on nüüd CAT-i ühendus loodud, hetkel mul ei ole siin transceiverit arvuti taga, siis siia üles aknale tulevad siis numbrid ehk sagedus tuleb siia üles akendesse. Ja kui te kasutate näiteks splitti, siis põhisagedus on siin vasakpoolses aknas, splitti sagedus tuleb parempoolsesse aknasse. On võimalik valida numbrite suurusi. Minul on ta jäetud sellise suurusega, aga on võimalik teha see nii-öelda ka suuremaks, et oleks paremini nähtav. Lihtsalt ta võtab siit natukene nii-öelda seda logi sissekannete akent võtab vähe kitsamaks, muud midagi. Nii. Nüüd on selline lugu. Siin connectionis on siis võimalik valida, tähendab need programmid, mida te kasutate, näiteks digiprogrammid. Siin on võimalik valida siis näiteks JTDX, mida mina kasutan, ja VSJTX, aga siia on võimalik ka panna sisse ka muid programme. Ja siit tuleb nüüd siis valida niimoodi, et kõigepealt, mis porti te kasutate, selle porti nimetuse kirjutate siis siia sisse,
mis ta on, 22, 37. Nii, connection name. Noh, panete siit näiteks, ütleme FL Digi. Ja nüüd siit valite siis, tähendab, noh, selle kaudu te saate siis oma logi, et selle FL Digil on oma logi sees ja nüüd selle FL Digi logi saadaks siis teile siia programmi otse informatsiooni, valite Adif message ja vajutate plussklahvi. Nüüd tuleb teile siia siis alumisse kohta tuleb siin kiri, et te olete selle valinud ja olete selle pordi valinud. Seda porti tuleb nüüd väga täpselt vaadata, et mis pordi kaudu siis seal FL Digis tuleb ja panete linnukese siia, et mujalt siis võtate linnukese ära, kui te kasutate mingit seda programmi. Nii, ma võtan siit linnukese ära ja nüüd, kui te tahate, tähendab seda siit eemaldada, siis no, nüüd ma jooksin kinni korraks. Aga igal juhul ma võtan siit linnukese ära, et ta võin pärast ei sega. Siit saab siis selle ära kustutada, siin on olemas siis, tähendab, prügikasti märk, sellest saate ära kustutada, selle ma nüüd siia sisse vedasin, nüüd panen ta uuesti tagasi. Niimoodi võtan siit linnukese eest ära ja kustutan ära. Juhul, kui on mingisugused valed kanded või valed kirjad, et siis saate siit ära muuta. Nüüd on UDP outbound, see on siis UDP väljund, siin selle programmi kaudu on võimalik ka seda teha, et saata veel kuskile mujale edasi või võimaldab siis see nii-öelda, võimaldab ta siis kasutada veel lisaprogramme. Nii, järgmine lehekülg on siis rotaator. Kuna minul rotaatorid ei ole, siis mul on siit pandud disable support, aga kui tahate rotaatorit hakata kasutama, panete siit rotaatori ja kas siis asimuut ainult või siis ka deviatsiooni, mõlemid on võimalik kasutada. Nii. Adif funktsioonid, siin siis on võimalik ära määrata sellised väljad, mida te Adifina kasutate. See on siis Adif monitori peal. Nüüd väljundisse saate täpselt samamoodi, et kus kohalt te selle faili võtate ja minu teada siit vist saab ka siin ees saab väljad ära määrata, et milliseid väljasid te kasutate. Ja minu teada siit on vist nüüd veebi transferimine, et saate oma Adifi failiga veebi saata. Juhul, kui teil on nüüd arvuti või õigemini see logiprogramm on ka veebi kuskile nii-öelda installitud veebi kasutamine. Nii. Aplikatsioonid. Nüüd on FL Digi settingud saab siit ja siis FL Digi stardi saate siis valida siit nüüd. JTDX ja VSJT, nad on pandud nii-öelda nagu ühe nimetuse alla ja siin on siis võimalik importida kusosid JT message'i kaudu ka veel, et kui seal eelmises oli connection'is olid siin näiteks Adif message, siin on võimalik valida ka JT message ja noh, need on küll erinevad, aga igal kord peate vaatama, et need nii-öelda, et ta teil töötaks ja siit saate siis proovida. Nii,
Ja siin on viimane osa on siis see, et kui te teete nüüd mingisuguse või on teil kuskil mingi andmebaas, et te saate siit nagu ühenduda, selle logi programmi saate ühendada siis mingisuguse kas FTP serveriga või siis mingisuguse veebilehe peale, näiteks pilve saata või midagi sellist. Mina siin valinud ei ole, ma seda võimalust lihtsalt ei kasuta. Nii, nüüd kui ma tegin seal paar muudatust, siis ma nüüd vajutan siia save ja apply ja need muudatused jäävad nagu siia kirja. Kui te selle protseduuri olete läbi teinud, siis on teil see logi nii-öelda kasutamiseks praktiliselt valmis. Nii, logi nüüd siin on nii-öelda sisestusaken, mis meie puhul siin on võimalik käsitsi sisestada, et näiteks siin praegu mul on ees üks kuuvau on sisestatud ja nüüd ta on sisestatud sellepärast, et ma saan siin, kui ma sidet pean temaga, mul on tema andmed siin olemas, bänd on olemas, mode, riik, kõik need andmed on siin dubleeritud, siis siin on eraldi, kui mul on lokaator sees, siis on mul eraldi ka asimuut, et kus suunas. Siin on ta muidugi praegu hetkel valesti. Ma ei ole sisestanud. Õigemini ta ei ole mul aktiivselt ühendatud. Et siis on ka asimuut tuleb siin, et kus suunas antenni panna või läheb ta siis eraldi. Nüüd statistika poole pealt siis nii palju, et siin on märgitud QRZ CQ. Kui ma vajutan nüüd selle QRZ CQ, siis tuleb see lehekülg siin mul ette. Näete, siin on lokaator, nimed, asjad, kõik on siin olemas ja kõik need andmed, mis siin on logisse vaja, kõik need tulevad automaatselt siia logi akendesse sisse. Ja kui ma nüüd vajutaksin siit plussmärki, siit parema külje pealt, siin on 3 märki, üks on maakera, see tähendab nüüd ma saan täiendavaid andmeid, saaksin veel siit QRZ.com'ist või CQ-st, kuna mul oli CQ, ma saan sealt täiendavaid andmeid valida veel lisaks. Ja kui ma nüüd tahan selle nii-öelda side viia siia nüüd logisse, siis ma vajutan plussmärki sel juhul, kui ma sisestan käsitsi need andmed. Kui mul on transceiver taga ja mingisugune programm ka seal, digiprogramm töötab, siis need andmed tulevad siia automaatselt ja logisse lähevad nad ka automaatselt. Ma panen ta praegu siia logisse sisse. Nii. All on refresh, ta läks logisse. Nüüd, kui te vaatate seda E6SL-i välja, siis siin praegu ta on no ehk ta ei ole veel üles saadetud. 2 minuti jooksul pärast seda sisestamist ta läheb ülesse. Selleks, et ta nüüd ülesse ei läheks, et kui mul on midagi valesti või mingi asi, ma võtan RIP-menüü kaudu selle lehe pealt, võtan edit kusa ja kustutan selle logi sisestamise ära. Nii, nüüd ta kustus siit ära, ehk ma ei saatnud teda ülesse. Nüüd ma panin selle siin uuesti ette ja siin selles aknas on mingisugune osa statistikast, et milliste bändide peal me oleme temaga töötanud. Näiteks digis on puudu ainult 12 meetrit ja 4 meetrit ultralühilaine ja siis ultralühilaine ja 70 senti, 2 meetrit ja 70 senti on puudu veel ja Fones olen taga töötanud 6 meetri peal. No siin tegelikult peaks olema rohkem neid ühendusi, aga
aga võimalik on see, et kuna vanemad sided on üle võetud mitmest erinevast programmist, et siin kuskil lihtsalt sissekanded on puudu. Kui palju ma nüüd näiteks ES1 kuuvauga olen töötanud, seda ma vaatan siin VKD bändmode, et mis bändide peal ma töötanud olen. Näete, siia tuleb nimekiri, et me oleme siin temaga sidetanud 95. aastast saadik ja siin on mitmed, siin on näiteks ta on Soomest töötanud ja Saaremaalt ja igalt poolt murdudega ja selline informatsioonitabel tuleb teile ka siit siis ette. See on tegelikult ka ükskõik millise teise kutsungiga võimalik vaadata. Nii, siin on siis üks selline I-täht, on informatsioon. Ma seda kahjuks näidata ei saa otseselt, ainult siit alt serva pealt. Seal on siis, tähendab, tavaliselt tuleb siis Solari informatsioonid, K-indeks siin paremal pool musta põhja peal, K-indeks praegusel hetkel on 1, A on 6 ja SFI on 73, spottisid hetkel ei ole. See muutub pidevalt ja seda muudatust, õigemini seda muutuste perioodi on võimalik siin nii-öelda, tähendab settingutes on võimalik neid muudatuste aegasid nii-öelda siin nagu muuta. Näiteks see on siis setting, tähendab settingud, program configuration ja program schedule. Et siin võtame näiteks Solar Data, minul on pandud siin iga tunni tagant, aga seda on võimalik valida siia, 2 tunni tagant või päevade tagant või ükskõik kuidas, te võite ka minutite tagant siin valida selle. Salvestate siit ära ja pärast siis selle nii-öelda sulgemist ja siit sedasi on võimalik siis ka kõik teised need informatsioonid saada. Update kusod ja kõik siin muu asjad siin, SOTA andmebaasid, JOTA, Lotvi andmebaasid, kõik need on võimalik siis vaadata, mida uued asjad tulevad, et siis näiteks saate siin üks päev näiteks Klaablogist või JOTA, mul on pandud siin 30 päeva tagant täiendada andmebaasi, SOTA vist on 7 päeva, Lotv on 1 päevaga. Et siis tulevad need täiendused teile siia infoaknasse. See infoaken on tähendab, nüüd programm tegi seal refreshi, võib-olla seal mingisugune täiendus oli. Nii, üks asi, mis mul läks meelest ära, aga ma praegu püüan seda nii-öelda tagantjärgi veel kord näidata. Nii, station informatsiooni peal settingutest mul läks ennem, lihtsalt läks ära meelest. Nii, nüüd ta teeb selle lahti kohe, üks hetk, nii. Ei olegi siin. Nüüd siin selle logilehe all on nurgakeses on üks, tähendab selline tabalukk ja selle tabalukku ees on number. Minul on siin hetkel kirjutatud 500, siia võib valida ükskõik millise numbri, näiteks võib valida ka 100. Nii, nüüd teeme refreshi
nüüd ta refresh'is ära, sest see tähendab, et nüüd ma kasutan selle lehe peal kasutan 100 kusat ainult. Selle numbri tähendab, mul logis on siin all on kirjutatud, praegu on 3369 sidet. Kui ma kirjutaks siia nüüd, ütleme, kirjutan siia ette näiteks hoopis veel 40 100 ja nüüd teen siit nii-öelda refresh'i. Nii, nüüd ta kirjutab siia mulle selle, kui ta teeb nüüd selle refreshing'u ära, siis ta kirjutab siia minu selle sidede arvu. Aga nüüd sellega on nüüd selline lugu, et kui te kasutate nüüd näiteks automaatset logimist, siis kui mul on näiteks siin nüüd 3369 sidet, et siis ta selleks, et kontrollida kogu seda logi ja automaatselt sisendada, ta läheb suhteliselt pikk aeg tekib, viivis tekib. Ja nüüd selle, et see viivis oleks hästi lühikene, mina kasutan, praegu läks 400, okei, las ta jääb 400. Teen siin refresh'i, kasutan siin tavaliselt 500, aga siin võib ka kuupäevade järgi vaadata, et mis asi see 500 tähendab. See on nüüd siis 24. jaanuar 2021 ehk selle aasta 24. jaanuari side algusest kuni siis eilse päevani on siin selle lehe peal mul kasutatav. Siin võib olla, need kuupäevad võiks olla näiteks terve aasta või 2 aastat, see oleneb selle, kuidas te tahate kasutada ja näete ära, kui kiire teie arvuti on, et ta kontrollib teil selle andmebaasi ja et need sideandmed, mis te olete saanud näiteks mingisuguse teise digiprogrammi pealt või et nad automaatselt ja kiiresti siia sisse tulevad, siis see number siin võiks olla nii-öelda pisut väiksem. Pikemat aega minul on kasutusel siin olnud 500. Teeme jälle refresh'i ära. Nii, nüüd on ta mul jälle uuesti paigas. Nii, see on nüüd logileht. Nüüd siin on olemas main. Selle rea peal siin on erinevad asjad. Main. See tähendab seda, et näiteks nüüd on siin valesti. Et ta näitab ära meile siin minu QTH, siin on hetkel, tähendab, kuuene ruut on sisse viidud. Siin on valesti, kuramas midagi. On ikka, jah. Nii, nüüd on näha, et tähendab näiteks Tallinn ja Kaunissaare. Näitab ära selle sidetrassi. Siit saab seda saab siin nii-öelda zoomida. Parema hiireklahviga saab teda liigutada. Kuna mul on siin olnud sees, tähendab 10, siis ta näitab täpselt ära siin ka nii-öelda minu maja katuse. Hetkel on ta siin kuramus natukene nihkes, aga ei ole ka nihkes. Pisut on, maja katus oleks siin. Nii et siit on kaardi pealt võimalik suhteliselt täpselt vaadata neid asju ja päris informatiivne. Ta on kuidagi
Google Mapiga on ühendatud. Siin näitab ta muidugi nüüd pikemad trassid, siin Aafrikaga sidet peate, siis ta näitab teil siit ka selle ära. Nii, uuesti logi. Nüüd praegu ma saan vaadata, kas minu side, see on siis levitingimus, et kas praegusel hetkel on side võimalik ja milline kellaaeg on kõige parem. Nagu näete siin, siis kella 6 kuni kella 12 oleks kõige parem võimalus sidetada, siis on pisikene valge aeg, on augukene on sees paar tundi siin ja õhtupoole praegu hakkab ka nagu vajuma selle lähiside puhul. Noh, siin work it before, see siis näitas ära meile selle, et palju me siis temaga sidetanud oleme. Siin on nüüd erinevad võimalused siiski veel seda nii-öelda levitingimusi vaadata ja kõige huvitavam on siin selline, nii ütleme niimoodi, et 80 meetri peal praegu ja et kas ja kuidas see levi siin siis toimib. Ma valisin siit propagation ja siit genereerib ta nüüd. Et läheb hetk aega. Noh, kus ta nüüd jääb meil? Ahah. No näete, siin nüüd seda kaarti zoomida ja liigutada ei saa, aga ta näitab, et siin see levi nii-öelda piirkond on suhteliselt väikne. Siin vist võib aru saada, et natukene Rootsit, Soome, Läti, siin vist on kuni Laadogani või kuskil selle kandini. See on suhteliselt selline pisikene piirkond, aga see on praegusel kellaajal. Nüüd, kui ma võtaks siia valiks bändiks hoopis, no võtame näiteks 15 meetrit, genereerime uuesti. Et kas ma nüüd näiteks sel kellaajal ees 1 kuu auga sidet saaksin. Aga ma kardan, et sel hetkel siin ei ole sellist levi. Noh, hästi natukene on, aga väljaspool Eestit. Nii et Eestis seda levi saaks. Näete, praegu on levi nagu rohkem siia lõuna poole, Austraalia, Aafrika, kaares siin Venemaa, Lähis-Ida. Et no, seda saab vaadata, see on lihtsalt informatiivne. Siin on võimalik valida ka neid erinevate värvidega nii-öelda neid palette. See paleti värvid on siis siin on näha enam-vähem. Helpis on võimalik lugeda täiesti veel ära, tähendab, kui palju ja kui hästi või õigemini, kui kaugele nii-öelda need värvid enam-vähem näitavad. Noh, see on kõik sihuke kohvipaksu pealt ennustamine, aga tegelikult ta ikkagi natukene näitab. Kes tahab jagada numbritega, siis on olemas ka siin terve suur tabel numbritega kõikide nende asjade kohta, mis bändis seal siin on. Siin on, meil on praegu 160 meetrit. Kui ma nüüd paneks 80, siis peaksid need kirjad siin muutuma. Näete, siin hakkavad jooksma nüüd. Viimane klõps on nüüd 80 meetri asi on sees siin. Nii, nüüd on kluster. Ja klustriga on nüüd selline lugu, et lähme uuesti korraks tagasi program settingute peale. Program settingutes on olemas nüüd siin kluster. Ma rääkisin seal lihtsalt, et te valite kluster auto start ja siis võib-olla need grupid valite ära. Ja minul on siin veel show stabili kluster. Neid värve, mida siis näidatakse ja mida teil vaja on,
need värve saate siit kõik eraldi valida ja jälle, kui välja lähete, save ja apply, siis nad jäävad sisse. Nüüd klustrit saame connectida. Noh, mis ta nüüd? Nii, Telnet kluster. Mul on praegu ta siin ühendatud. Ma hetkel isegi ei ütle, mis kuradi klustriga ta siin ühendatud on. Nüüd Telneti andmed jooksevad siia, ma teen ta suuremaks. Nii, siin on nüüd Telneti andmed jooksevad peal. Nüüd ma teen disconnecti, lähen klustrist välja. Nii. Siin ma saan siis nüüd optionid, jah. Minul on valitud SK3 viski. See on meil kõige lähemal ja see SK3 viski, see on tegelikult ühendatud ülemaailmsete klustrivõrguga, nii et siia tulevad suhteliselt värsked andmed tulevad siia klustrisse. See oli siis nii-öelda klustri valimisega, et siin on siis server, klustri nimekiri peaks tulema siia ja connectid. Mul on siin nüüd SK3-6 valitud. Siit suurest nimekirjast saate valida päris palju igasuguseid erinevaid klustreid. Ja siia on ka võimalik, kui teil on mingisugune väga kaval mõni uus kluster või sihuke värske, et siia on võimalik ka lisada veel klustreid. Nii, nüüd klustrite andmed tähendab, siis on siin on statistika, siin on klustrid, minul on valitud digital, siin on võimalik siia tabeli valida ja fone on võimalik valida ja siis panna need moded siin lukku, õigemini see ruutude loetelu lukku panna ja nüüd on võimalik siis vaadata 160 meetri peal on keegi praegu siin kedagi spottinud, siin juba 160 peal, 80 vist ei ole praegu veel midagi. Vaatame, on ikka. Jaapanlane ja VK on juba 80, Mongoolia ja Austraalia on 80 peal klustris. Võtame 40, siin peaks rohkem nagu olema. Siin on siis see sagedus, kus kohal keegi töötab ja siin on ka klustri andmed. Kui teil on tähendab pööratav antenn ja ka siis automaatika selle antenni pöörajaga üles, siis on võimalik siit liigutada ka siis seda nii-öelda antenni nüüd sinna nende kraadide peale, kus kohalt siis keegi midagi kuulnud on ja kuuleb. Muidu on siis lokaator 4 numbriga, lokaator on siin antud ja siis long patch ja lühikene suund, mõlemad on siin antud. Siit on jälle võimalik vaadata, kas on keegi teil seal töötanud või on EQSL-i kasutaja, Lotvi kasutaja, kas teil on QSL kellegagi olemas, need asjad on siin ka veel olemas. Nii, nüüd üks asi veel, tähendab siin ülemise rea peal on nüüd väljad, mida kasutada. Neid on võimalik ka ümber nimetada või õigemini valida siia juurde suvaliselt siin tervest sellest nimekirjast
on võimalik valida siia midagi juurde, noh näiteks võtan siia, panen lipu praegu. Nii, ja nüüd tulevad riikide lipud tulid nüüd siia, kes tahab värvilist pilti saada. Et ja sedasi nende nii-öelda näiteks ka siin need väljad, mis siin on praegu, noh, mina olen kuni 6SL-ini siin valinud ja viimane kord, mis ma juurde panin, oli DXSC numbrid panin juurde, kuna neid on vahetevahel vaja. Ja täpselt samamoodi jälle parema hiireklahviga selle rea peal siin ja nüüd tähendab, vajutad siia, tuleb suurem, pikem tabel tuleb, siia on võimalik siis nüüd kõik need sellised väljad sisse valida, mida te tahate kasutada. Mina olen pannud endale siia nii-öelda miinimumväljad ehk kuupäev ja kellaaeg, kutsung, bänd, mode, RST saatmine, RST vastu võetud, lokaator, distants. Noh, seda UKV puhul on väga hea, ta siis arvestab ruudust ruuduni. Nimi, DXSC numbrid, tähendab DXSC loetelu number, maa, EQSL saatmine, EQSL vastuvõtmine, Lotvi saatmine, Lotvi vastuvõtmine, klaabloogi, et olen saatnud üles ja HAM QTH-sse üles saatnud. Ja nüüd siin tähendab, kas ma olen QSL-e saanud, et kui nüüd kõik väljad ilusasti näiteks siin, ütleme nii, et ma võtan siit selle viimase side siin ette. Nii, siin on nüüd QSL info, EQSL-i mul on läinud, Lotvi on läinud, HAM QTH-sse on läinud ja HRD logisse on ka läinud, klaabloobiga läinud, aga vastu olen saanud siis ainult QRZ.com'ist olen saanud vastuse ja HAM QTH-st olen vastuse saanud. Teised on request'id või nõud. Nii. Mis siis veel? Kui nüüd need põhitingimused oleks kõik kasutatud või kõik nii-öelda täidetud, siis peaks teil see logiprogramm hakkama tööle ja mitte kõige viletsamalt. Ma näitan nüüd veel ära sellise asja utility pealt QSL Manager. Nii, QSL Manageri kaudu praegusel hetkel ma saadan üles, õigemini võtan praegu vastu EQSL-i pealt, EQSL-i databaasist nüüd need sided, mis siis mulle on tulnud sinna. See oli siis niimoodi, et siit selle search informatsioonist valin EQSL-i, siis võtan allatõmbamise visaardi, teen lahti selle siin ja nüüd vajutan siia noole peale ja nüüd vaatame, mis siin mulle siia tuleb. Üks ainukene, ei, tuleb natuke rohkem isegi. Nii, nüüd kui siin ta teeb refreshi, lõpetab ära, siis see roheline triip jookseb lõpuni. See on mul siis nüüd täidetud. Nüüd siit edasi lähen Lotvi peale. Aga Lotviga on niimoodi, et Lotvil nüüd on eilsed, mis andmed üles viidud on, need siis saan praegu alla tõmmata. Nüüd võtan Lotvi ette ja Lotvi andmebaasist nüüd tuleb mulle siia nüüd ADIF-ina, tulevad nüüd siia Lotvi andmed kirja, millega ma siis töötanud olen. Siin ta jälle nüüd muudab seda logi väljasid siin, kui see punane on kustunud. Liugur läheb lõpuni ja ma saan selle kinni panna. Siit on võimalik ka näiteks nüüd QRZ.com'ist ja HAM QTH-st ja igalt poolt mujalt ka tõmmata, aga noh, see ei ole enam nüüd nii tähtis. Põhiline oli siit sinna üles saata.
et mina seda rohkem ei kasuta, kasutan ainult EQSL-i ja Lotvi sealt tõmban. Nii, nüüd näiteks QSA Manageri pealt. Kui mul on näiteks vaja teha nüüd, ütleme, siin oli, ma ei tea, kui populaarseks ta läinud on, poolakad on teinud ühe digidiplomi ja nüüd näiteks on mul vaja järjekordselt üles laadida sinna diffi faili, et kuidas ma seda diffi teen. Tähendab, siit valin kõigepealt mingisuguse kuupäeva, täna on 6. Ütleme niimoodi, et vist 31. ma nii-öelda saatsin viimase ja nüüd ma teen siis 31. teen endale diffi faili Poolasse. Nii, siit võtan siis filtri. Siit valin näiteks DXC. Ja siia löön sisse nüüd selle Poola koodi, see peaks olema 269 DXC järgi. Vajutan siia plussmärgi peale. Siia tuleb, et ta otsib mulle Poola sidet siin ülesse ja igaks juhuks panen veel digi, et ta võtab mul digisides. Ma olen põhiliselt digisidesid teinud. Selle panen kinni ja nüüd ta siia, näete, tulid kõik Poola sided. 4. kuupäev oli viimane. Aga mina tegin seal nii-öelda 31. Siis ma siit nüüd valin 31 ja ülesse. Nüüd see tähendab seda, et ma nüüd nii-öelda võtsin plokki selle, nüüd vajutan siia tavaliselt, tähendab parema hiireklahviga vajutan sinise välja peale ja selektin ära siis nüüd selle diffi. Nüüd ta tuleb siia diffina, mul on ta ära määratud, et ta läheb desktopi peale. Panen siia pool taha, et ta seal millegi muuga segamini ei lähe ja seivin ära. Nüüd võin selle rahuliku südamega kinni panna. Ja kui nüüd näeme siin seda minu ekraani, siis see diff on siin desktopi peal. Nüüd ma saan seda igale poole edasi saata, kui mul on vaja või salvestada või teha endale ükskõik mida muud. Ja sedasi saab teha näiteks neid diffe saab teha siin näiteks kuupäevade kaupa või riikide kaupa või tähendab ükskõik kuidas saab siit seda teha. Nüüd näiteks niimoodi, et võtan veel ükskord selle QSA Manageri. Nii. Nüüd filtreerin siit välja, tähendab DXC, filtreerin välja siit nüüd näiteks Eesti, see on siis 0,52. Nii, paneme siia siis selle ja digi igaks juhuks. Nii, ja nüüd ta, näete, valis mulle siia välja 5. kuupäeval kuuvauga, siin on tehtud sided ja esimene on siis praegu siin 2000 aasta. Nii et ütleme siis niimoodi, et 29. jaanuar 2000 kuni siis 5. veebruar 2021. Nüüd võtan siit kõik selektin ära, terve selle asja ja jälle parema hiireklahviga selektina diffi. Nüüd kirjutan siia taha veel lisaks est või võin terve selle nimekirja siit ära muuta lihtsalt. Näiteks paneme siia Eesti ja seivin ära. Ja nüüd see diffi fail on mul olemas ja seda diffi ma saan igal poole saata, igal poole võtta, ta on mul desktopi peal olemas. Ja ütleme põhimõtteliselt siit saab igasuguste väljade kaupa saab teha näiteks neid diffis ja võtta kas või siit FT8 näiteks modedeks on ju, siis ma võin ka modede kaupa või siin ma ei oska isegi öelda ruutudega või ükskõik kuidas ka nende nii-öelda ülessaatmiste ja QSL-ide ja kõikidega on võimalik teha
erinevaid ATIF-e. Nii, nüüd katiühendus, seda ma korraks seal alguses rääkisin, katiühendust on võimalik siis nüüd siit, settinguid on võimalik siis, kuna mul on OmniRigi, siis siin mul on viidud sisse pillinimetus, port, mida ma kasutan, siis on bautrate, eks ju, databitid ja kõik need asjad, need peavad muidugi siin õiged olema. Ja OmniRigi kaudu on võimalik ka sellel logil kasutada 2 erinevat pilli. Minul on üks siin taga praegu ainult, aga on võimalik siia viia ka teised andmed sisse. Lihtsalt siis siit lülitatakse, siin selle koha peal on see lüliti, kas on 1 või 2. Lülitate siis siin ümber, siis need andmed peaksid siin üleval, selle kirjad peaksid siis muutuma sagedused. Kui on siis pandud taha rotaator, siis rotaatori asjad tulevad siia. Klustrit saab siin sisse lülitada ja välja lülitada. Mis ma selle ma tahtsin näidata veel selle Eesti logi. Võtame uuesti korraks siis. QSO manager. Nii, filtrid. Teeks siis siin 052 Eesti siia digi, see kinni. Nii, nüüd tuli Eesti siia ette, võtame selle plokki. Mul ei ole siit vaja midagi tehagi. Näete, siin on nüüd olemas kaart. Nüüd ma vajutan siin, nüüd läheb üks moment aega. Ta teeb eraldi lahti kaardi. Nii, nüüd ma ajan ta siin üle terve lehe ja suurendan ka ära. Nii. Natukene väiksemaks, nii. Eestist on mul siin üks ruut on puudu. Võib-olla siin ka üks killukene, nii et 2 ruutu võib-olla on puudu. Ruhnu saart muidugi ei ole. Ja näete nüüd siin kaardi peal on suured ruudud märgitud, aga siin on ka pandud nüüd need kutsungid, mis mul siin selle 500 nimekirjas on, need kutsungid on pandud siia pisikesed ruudud. Ja ütleme nii, et kui ma siit nüüd vajutan selle ruudu peale. Nii, nüüd tuleb mulle siia need ES3-RM-iga, mitu sidet ma olen pidanud. Praegu siin siis nii-öelda 2020 ja 2019 aastal 11 august kuni 27 detsember olen ES3-RM-iga sidesid pidanud. Ja niimoodi siis siin saab vaadata ükskõik kellega. ES5NY olen pidanud siis 20. aastal siin temaga 4 sidet. Et selline nii-öelda võimalus on ka olemas. Kas siis nüüd ütleme seal võtsin, mitte ei teinud adi, aga lihtsalt võtsin selle riigi plokki. Ja saan kaardi pealt vaadata, kellega ma siin kuskil töötanud olen. Selline võimalus on siin nüüd ka olemas. Eelmises logis oli selline KLM-i kontaktimapp, kaart ja siis KLM-i. Aga siin ta tahab, et ma peaksin tegema KLM-ist, peaksin tegema faili, salvestama selle faili kuskile ja siis läbi faili tegema siis selle kaardi lahti. Nii, statistikast nii palju, et kui te lööte siia mingisuguse kutsungi sisse, siis nüüd need bändid, millega te töötanud olete, sinna lihtsalt tulevad siia sellised rohelise või sinise asemel tulevad
tähendab sinised ruudukesed, et te olete siin bändis nagu töötanud. Nüüd ES1QVAU-ga on olemas ka nii-öelda chati ühendus. Nii ES1QVAU on praegu suletud asendis. Nii, kui ma nüüd siia panen ES-i, siis siin praegu, oi kui palju on siin logi kasutajaid ja nii mõnigi mees, näiteks ES2MC töötab 80 meetri peal praegu. Tere või terre. Saadame talle tere, kas ta meile vastab ka, seda ma veel ei tea. Aga igatahes siin on chati võimalus on olemas, saate lühisõnumeid saata ja täna on siin nüüd seda isegi ES8AU on endale installinud logi ja chat on ka juba töös kohe. Nii et selline lühisõnumite saatmise võimalus on siin olemas. Mis veel? Natukene nendest nii-öelda Katist ma rääkisin. Ma segan sind vahele, nüüd sa kuuled mind, eks ju? Jah. Aga korra Arvo Karlsson, meil siin aeg hakkab ka koomale tõmbama. Ma näen, jah. Et selles mõttes ma nüüd teeks ettepaneku, et selles mõttes, et nüüd, kes tahavad midagi ka veel küsida või mingid küsimusi, siin on Andrus on küsinud 3NA, et kas Omniriig V2 4 saatjat ka toetab või on see ainult selle 2 saatja peal sul seal või siis ühesõnaga jätkame niisuguses jutu vormis siis seda teemat edasi või oota, see oli mine edasi. ES2, kes see küsis? Andrus? Andrus ES3NA. ES3NA vastuseks nii palju, et Log4OM toetab ainult Omnirigi 1. Omnirigi 2 on välja mõeldud praegu ainult Swiss logi jaoks, nii et 4 transiiverit korraga siia taha panna ei saa. Hetkel on see võimalus ainult 2 transiiveri jaoks. Omnirigi 2 ei hakka siin üldse töölegi. Ahah. Ma tahtsin küsida veel ise, või jäi sul nüüd mingi teema pooleli, siis mine sellega edasi, et ma nüüd 100% ei ole suutnud ise jälgida, aga mul oli küsimus endal selle QSL-i. Mulle meeldis väga, et sellel on variant, et sa näed, kus see QSL on tulnud, et kas on e-QSL või on ta paber QSL või lotvist või et see on ilusti seal näha. Aga seal kuupäevaliselt ka näeb, et kui ma näiteks saadan QSL-i, trükin välja, viin büroosse paberi kujul, et millal ma selle välja olen saatnud, et mul on selle, mis VQ-loogis näha ei ole, siis ilgelt... Tähendab, siin, kui sa nüüd paberlogiga tegeled, siis siin on võimalik kuupäevaliselt sisse panna kõik selle, et millal sina oled välja saatnud. Ja QSL-i selle edit tähendab QSO Manageri pealt, või õigemini mitte QSO Manageri pealt ka, aga näiteks nüüd siin selle sama, kui ma võtan nüüd edit kusa, viimase kusa, eks on ju. Nii ta tuli nüüd ette. Ja siin on nüüd näiteks QSL info. Siit, kui ma nüüd siit valin nüüd lihtsalt QSL-i, siis hetkel mul on need requestid, kuna mina praegu paberlogidega eriti ei tegele, aga tähendab, siin on võimalik, näed, kuupäevaliselt sisse viia, millal sina oled saanud selle. Muidugi sa ei tea seda, millal sa saanud oled, millal ta büroosse on tulnud. Aga teine asi, kui sa välja saadad, siis on sul võimalik siia panna, tähendab, kuupäevaliselt, millal sina oled välja saatnud. See on võimalik siin sisse panna. Ka sissetulek, ütleme nüüd, täna said kätte büroost, eks ju, paned siis tänase kuupäeva järgi, paned endale selle ja see talletatakse kõik ADIF-i. Põhimõtteliselt siin on siis tähendab selle nii-öelda ADIF-i formaat on ADIF 3. Ma mäletaks, oli ADIF 3.1 või midagi sellist.
et ADIF 2 siin see programm vastu ei võta, seal on nüüd väljade probleemid vist õigemini formaadi probleemid vist minu arusaamist mööda ja tähendab, seal nüüd on need väljad kõik olemas, et see ADIF on suhteliselt põhjalik. Et sinna lähevad need kuupäevad kõik kirja ja kui sul siin nüüd on võimalik, tähendab, sul on võimalik valida siit näiteks selline väli, noh, ütleme nii, QSL, kus need kuutähed siin on. QSL Receivet on sul võimalik valida ja QSL Sent, mõlemad väljad on sul võimalik valida ja siis tuleb siia QSL Sent ka. Siin on küll, tuleb kas siis no või yes või request või... Jah. Viki, vaata, näita rahvale seda kohta, et kuidas paber QSL-i registreeritakse. Et kui sa võtad see sama QSL Manageri, seal oli vaata, et me valisime Search Confirmation praegu sellise asja nagu see LOT või EQSL, aga sa paned sinna lihtsalt QSL. Tee lahti see Utilities ja QSL Manager. Tähendab, QSL Manager... Ei, mitte vale asja tegi. Oota. QSL Manageri kaudu saab täpselt samamoodi seda asja kõike teha. No võib-olla ma ütlen, et tee korra see QSL Manager lahti. Mine tagasi. Ma vaatan, kas ta nüüd teeb. Pane see kinni. Mine Utilities. No on edit, kus on siin? Ei, mind see ei huvita praegu. Mine Utilities QSL Manager, esimene see. QSL Manager, ja. Sorry, ma ajasin segamini. Nii, ja nüüd ma valin siit QSL. Ja, las olla. Nüüd pane Enable Update. Vaata, seal on üks linnuke vaja panna. Allpool on Enable Update. Ja, siia tulevad hakkavad, nüüd märgid siia, valid ära kõik, mida sa tahad. Just. Ja nüüd, kui sa kirjutad sinna call sign'i reale mingisuguse, sul on kaart pihus, kirjutad seal üleval call sign'i reale mingi kutsungi. Ja siis sa nüüd siin, vaata, Villi, märgidki ära, et mis sa siis teed, et receive näiteks ja nüüd sent, kui sa tegeled mingite labelitega, siis sent tuleks märkida selline asi nagu see queued ehk järjekorda. Kui sa sealt valid queue, siis ta läheb sul ühte baasi. Näe, vaat seal on võimalik queued valida, vot niimoodi. Sent on queue, vali see, just. Yes näiteks pane siis nüüd sealt, vali sealt yes'i peale, et ta oled ta saanud, näiteks büroo kaudu, sealt valid büroo, eks? No siit jah, büroo. Et läheb büroo kaudu välja. Millest ma olen unistanud, jah, et see... Ja, läheb büroo kaudu välja ja receive paned nüüd, eks ole, et on received on yes ja via läheb välja või läheb sisse tulnud ka büroo, eks ole. Nüüd on sul määrad need parameetrid ära ja nüüd, kui sa sinna hakkad järjest sinna üles sellesse call sign lahtrisse, võtad kaardid ette ja kirjutad omale, mida sa oled siis vastu võtnud, siis sa nüüd tekitad omale niisugune järjekorra baasi. Ja nüüd selle järjekorra baasi tulemusena tekib sul, ütleme, üks fail, mida sa siis põhimõtteliselt, milleks see vajalik on, kui sa nüüd paned lihtsalt käsitsi täitma, aga kui sa nüüd tahad teha labeleid, võt siis nüüd pärast see baas, mis see queue moodustub, sellest sa saad hakata oma labeleid produtseerima. Et noh, labeldusega pole me praegu siin veel üldse tegelenud, aga vist ei jõua ka täna nii. No täna ei jõua ja põhimõtteliselt, kellel on nagu sükest huvi, ma küll nüüd kasutan sellist jõhkrat meetodit, et labelitega on tegelenud selle programmi peal ES1QAU, et kui temaga on kontakti võimalik saada, siis katsuge tema käest küsida. Mina ei ole labelit, ma ei ole seda labeldusega üldse tegelenud hetkel. Ja siin Igor S2IA küsib ka sama asja, et kuidas labeleid trükkida ja enne seda Andrus küsib veel, et kuidas programm käitub kahe kutsungi korral, kui tal on need ES2NA ja ES3NA, et kuidas neid eristada. Ja siis teistel mul on nüüd lubatud mikrofonid ja kaamerad, et kõik saavad ise avada enda mikrofoni ja küsida otse, et ei pea nagu chattima. Aga muidugi ma proovin vahendada. Nii tähendab, ES2 ja ES3 ta paneb eraldi kutsungitena kirja.
Tähendab, kui nüüd kasutada seda varianti, et Eestis on keegi töötanud oma kutsungiga kuskilt teisest rajoonist, siis läbi murru, siis tulevad need murruga kutsungid tulevad nagu eraldi nimekirja. Aga kui on lihtsalt ES2 ja ES3, siis ta valib ta üheks või eraldi kutsungiteks. Vaata, see oli nagu see alguses oli võimalik, näitasid, et seda logibaasi oli võimalik defineerida, eks ole. Ja, et kas sa töötad seal ES2-st või ES3-st, et siis eraldi logibaasid. Aga kas nad pärast kokku võetakse kuidagi, et lühilainel piisaks, ei ole see asukoht nii tähtis, ultra peal on väga tähtis, kus ma olen töötanud? Ei ole katsetanud. Tegelikult see... Kokku on võimalik viia tihti. Midagi seal on... Veeku-loogis on see, et on logis kogu aeg see, kus sa töötasid, jookseb nagu kõrval. Et siin ma vaatasin, nii kiiresti kui Viktor siin läbi käis, et seda sellist lahtrit ei ole, kus saaks logisse tekitada, et my call. Seda vist ei ole, jah. Seda vist ei ole, jah. Midagi see help sellest räägib. Ma praegu ei julge öelda, aga ma ei ole riskinud seda teha, aga tegelikult seal on minu arust võimalus, et kui sa teed databaasi selle reale, teed nagu 2 kutsungit, et siis tekib mingi valik. Seal on mingi eraldaja vist vahel. Seda kohta peab natuke sealt helbist lugema. No esimeses versioonis ei olnud. Ei olnud. Oota, ma näitan tegelikult ühte asja praegu. Näete, siin on ES0, ES1 QVAU ja ta võtab näiteks isegi OH2, ES1 QVAU, võtab siia nimekirja ES4 murd, ES1 QVAU. Ta võtab need siia nimekirja näiteks, võtab kokku. Järelikult ta on ADIF-is ka olemas. No seda küll, aga see on sinu korrespondent, aga kui minul on 2 kutsungit, siis mul oleks vaja ka teada. No vaat, ei ole seda niimoodi proovinud. Ei ole proovinud seda jah niimoodi. Ma ka ei riski, mõtlistasin, et laseks kokku ES5MC ja 2MC, aga ma ei riskinud, kui ma selle log 4 teise versiooni peale üle läksin, aga tegelikult selle kohta peaks natuke lugema. Nad just kui väidavad, et saab. Okei, siis tasub uurida asja edasi. Ja. Sest et sellepärast ma selle OM-i kõrvale esimese versiooni viskasin, kuna seal ei olnud seda võimalust. Jah. Aga mul siin näiteks, ma ütlen selle ES1 QVAU-ga, eks on ju, siin praegu ta võttis ES1 QVAU kõik erinevad rajoonid, aga see on, ütleme, minu jaoks. Aga kui sa nüüd töötad, seal on jah selline asi. Nüüd üks asi, mida sa Viki üldse ei näidanud, aga natuke võib-olla põgusalt näita on see nii-öelda statistika, et see, mis sa varde, kuidas need DXCC-sid saab vaadata ja palju jaamu oled või maid oled töötanud ja natuke seda avard manageri ja seda poolt. No proovime siit. Viki, ma küsin vahele korra veel ka võib-olla ühe teisest oblastist küsimuse, et veebis ES2NJ küsib, et kas kuskilt leiab ka juhendi, kuidas log 4 on ühe pealt üle minna selle OM2 peale. Tema kodulehe peal oli see juhend olemas alguses, seda peaks nüüd vaatama ja teine asi, tema kodulehe peal on olemas ka foorum ja seal foorumis oli kindlasti sellised küsimused olid olemas ja seal ta kuidagi, nojah, vaata, temal on nüüd ADIF-i formaadid on muutunud ja siis ma proovisin siin niimoodi, et mulle meeldis see kaart nagu alguses log 4 OM esimese versiooni kaart meeldis rohkem, et ma nüüd võtan siis enda selle log 4 OM 2 versiooni ADIF-i ja proovin sinna esimesse versiooni sisse panna, ta ei võta seda vastu. Ehk see tähendab, et ADIF-i formaadid on muutunud. Ranko koputab sisse vaata. Aha, 15 minutit vist veel on või? Ja, on. Ja, meil on aega, saame jätkata. Ma suhtlen Rankoga eraldi, nii et kõik okei, jätkame.
siin on nüüd country statistika on olemas, aga ütleme niimoodi, et noh, kõige lihtsam variant ja kõige selline nagu kuramus ei taha ju kuramus siin funksida. Hello. Mul jooksis kinni praegu kurivem. Ahah, nüüd tuli. Nii, no võtame näiteks Kanada, eks on ju. Kõige lihtsam variant on Kanada sidet, mis mul siin on praegu vaadata. Kõige lihtsam on vaadata teda, ütleme siin mapi pealt, et kus kohal ja kellega töötanud olen. Tähendab, siit on võimalik ka ülevalt valida kõik, näiteks E-QSL-id, kõik need, kus sa oled saanud QSL-id, kas sa oled saanud, seda on statistikast võimalik siin vaadata. Bändide kaupa on võimalik vaadata ja modede kaupa on võimalik vaadata. Ja üldine nimekiri tuleb statistikast, tuleb siia ette. Statistika muidugi on palju peenem, aga ma ütlen päris ausalt, et seda statistikat ei ole sedasi nagu eriti vaja läinud. Õigemini ma pole lihtsalt teda vaadanud ja ma ei oska seda ka nii-öelda paremini seletada. Siin on nüüd ruutude kaupa. Ma ei tea, kas nüüd on see Kanada, vist on jah Kanada. Et on, kas sul on ruudud töötatud, siin on siis ruutude nimekiri ja siin on siis maade nimekiri. Noh, ütleme näiteks siit võtame Eesti kuramas. Noh, Eestit on siin päris hulk. Siin on muidugi need väljad jälle vaja valida, et mida sul on, mida sa kasutad ja mida sul on vaja. Siin on praegu lihtsalt sisuliselt terve nimekiri. Näiteks E-QSL-idesse, kas ta siin kuskil värvib midagi. Jah, näed, siin on osad on muutunud värvi, et need on siis E-QSL-i kaudu olen ma saanud tagasi, et yes on siin saadetud on ka ja vastus on ka tulnud E-QSL-i. Noh, Lotvi kaudu täpselt sama. Aga mul ei ole Lotvi väljasid siin sees. On ikka. Lotvid on ka, kes on tulnud, kes on saadet, nii et noh, sellist üldist statistikast saab siit. Aga statistika on muidugi palju peenem veel ja statistikal on noh, siin on nüüd ma siis olen, kelle käest ma olen Lotvis saanud, siis ma kaardi pealt võin vaadata, kelle käest mul Lotvi vastused on olemas ja kellele ma saatnud olen. Siin on mõned asjad muidugi valesti, siin üks vaatasin, et siin on Vainlo saar on siin, aga siin on ka kuragi on kirja läinud Vainlo saare alla, kas ruut on vale olnud või ES2, ES5, RJT ja ruut on KO29QV, no see ei saa Vainlo saar olla vist ilmselt. Jah, KO39 ET on Vainlo saar. Nii et sellised variandid siin on ja ütleme, see statistika osa seda tuleb lugeda sealt kuramuse helbist ja see on tegelikult päris pikk osa on see statistika. Täpselt sama on ka avardidega, noh, sa saad diplomeid, seal on terve igavene nimekiri on diplomeid ja diplomite arvestused ja need on ka võimalik seal kõik nii-öelda sisse viia. Aga see tähendab ka seda, et kui sa KUSO saad, siis sul see diplomite osa, noh, ütleme, ma võtan siit praegu selle, siin on nüüd diplomite osa on olemas, award reference, et siit sa valid, mis diplomid sul, mul on siin valitud ainult DXSC, VAS ja VAC on valitud, aga siin on siis väga
tähendab, siin on võimalik vaadata kõik nüüd ja valida sisse, aga seda tuleb nüüd hakata täitma. Noh, seda tuleb hakata täitma nüüd sealt nii-öelda settingute pealt algusest juba, et seal peavad need asjad väga täpselt sees olema. Mina ei ole nii peeneks veel läinud, aga noh, ilmselt tulevikus tuleb seda hakata tegema. Aga ma ütlen, et kellel on huvi tõesti selle programmi vastu, siis tema eelis praeguste teiste programmide ees on see, et ta areneb pidevalt. Hetkel vist on tulnud minu teada 4 versiooni on tulnud või õigemini 4 täiendust on tulnud ja tal on olemas ka oma nii-öelda foorumi leht ja seal foorumi lehes on ka päris palju informatsiooni erinevate küsimustega. Oi, kas siin on siis nüüd reliis? Vot siin nüüd selle esimese selle reliisi peal peaks olema, kuidas siis nagu seda nii-öelda logi. Vot siin alguses, kui Aboutis, kes oli huvitatud sellest konvertimisest, et log 1-st, log 4 OM esimesest versioonist teise, siis siin on see kirjutatud, et kuidas seda teha. Ja teine asi on, kus saada, on foorum. Ja foorumis on ka siin need küsimused, mis on algusest peale, tuleb natukene vaadata neid lehekülgi tagasi. Ja siis seal on need juhendid olemas täitsa. Aga nüüd tagasi tulles korra digimodede juurde, seal olid need digimodede programmide valik. Kas see sinu nimega MSHV on ka võimalik siduda? MSHV kindlasti on võimalik siduda, aga mitte nüüd selle poole kaudu, mis ma näitasin seal JTDX-i ja siis selle VSJTX-i. Mitte selle pealt, seal on nüüd teine tabel on kõrval, võt selle kaudu saab teda siduda kindlasti. Aga ma ei soovita sul, nojah, seal on jälle need ultralühilaine sided, aga mina soovitaks sul kasutada ikkagi VSJTX-i, sest VSJTX on natukene parem. No ei ole, ütleme, et selle detekteerimise suhtes on kõige parem on MSHV praegu, et kui paralleelselt lugeda, siis MSHV annab enamuse nendest nii-öelda infost, teised jäävad nagu jänni hetkel. No teda on võimalik siia, selle blogi külge on teda võimalik panna, aga nüüd tähendab, seal tuleb mängida nüüd nende UDP portide ja nendega lihtsalt, aga külge on teda võimalik ühendada. Et ühesõnaga, seal on niisugune vaba valik olema, et ta ei ole väga piksitud. On küll, jah, see on nüüd selle teise akna, parempoolse akna kaudu. Okei. Seal tuleb lihtsalt vaadata neid portide ja nende numbrid, et need seal kokku läheksid. No nii, kell hakkab 1 saama. Minu aeg hakkab ära lõppema. Ja, me just rääkisime siin selle Zoomi väliselt korra Villiga ka, et põhimõtteliselt on Ranko enam-vähem ka valmis. Üks asi, jah, mida tähendab, ma ei tea, kas seda on puudutatud või mitte, et lõpetuseks või paar asja, et kõigepealt põhimõtteliselt see asjandus saadab ka, et kui ma näiteks telegraafi panna saatma, et siis on seal ju see Windcarrieri asi. Selle täiesti olemas. Jah, et seda siis oleks vaja siit määrata ja ära defineerida samuti. Windcarrieri port, eks ole, kui teil on siin määratud pordid. Tal on see koht olemas vist minu teada. Ja, ei see on isegi mitte seal, vaid võta see sama võtmeikoon sealt vaata enam vähem, jah. Ja, sealt vist oli ka. See on võtmeikoon, kui seda vajutad, siis sealt tekib sulle see aken ja sealt sa saad määrata, eks ole, erinevad parameetrid. Windcarrieri, jah. Jah, just. Ja saad defineerida F-klaffide alla omale siis nagu saatmise ka, et siis on võimalik.
Telegraafi saata nii nagu Contest programmiga. Põhimõtteliselt selle programmiga saab ka teha Contesti, siis on see Contest mode saab olemas. küll jah, Contest mode on olemas, jah. Ja, just. Ja no kõik... Või esimene asi, et kui sa võtad nüüd selle nurgast selle faili, võtta siis seal on siis importadiff ja eksportadiff, et sealt on siis võimalik nüüd, et kui te mingi muu programmiga näiteks teete võistlust N1MM-iga või mingi muu asjaga, TX-logiga ja sealt siis lasete omale adiffi välja, siis siit tuleb siis nüüd teil see võistluslogi asjasse sisse importida. Load ja just täpselt, jah. Ja siin on jah, load, valid ära endal selle faili ja tõmbad sisse ja ta paneb need asjad kõik. Ja eksportida täpselt samamoodi saab eksportida ka siit endal. Terve logi välja või päevaliselt või mida iganes, jah. Ja, tähendab, siin on ainukene värk on see, et tuleb vaadata, et nüüd see teine programm võtaks seda div3 vastu. Aga seal on võimalik ka use only standard fields panna, see on üks linnuke, vaata. Seda nüüd küll, aga ma ei ole päris kindel, et sa nüüd väljade muutusega muudad ära nüüd selle 3-2. Kui 2 saab 3 võtta, okei, nõus, aga 3-2, no ma ei tea, võib olla. Ei tea seda. Ma mäletan, ma tahtsin endale jah seda teise arvuti peale panna logem selle esimese versiooni, aga kahjuks ei võtnud ta niisama otse, ta igatahes lutti suu ei võtnud. Aga üks globaalne küsimus, äkki ma magasin maha, et on ta endiselt tasuta? Ta on tasuta, jah, aga ta küsib toetust, eks on ju. Mina mäletan, et ma kunagi, kui me ootasime seda teist versiooni, et ta nüüd kiiremini tuleks, siis ma mäletan, et €20 sai talle saadetud sinna, aga siis kuskil seal foorumis olid pildid, kurat, millega vennad sõidavad, siis seal üks mees igatahes oli Ferraridega ja tal oli neid mitte üks, vaid mitu. Nii et niimoodi need asjad on. Ja nemad veevitasid oma teise versiooniga, nad veevitasid väga kaua ja seal oli üks põhjendus oli see, et nad ei saa oma nii-öelda beta versiooni ennem välja tuua või üldse näidata, et järsku teised varastavad seal mõned ideed ära. No, täna võivad ka varastada. Aga mis logide kohta üldiselt veel öelda, siis teine päris hea logi on LogHash6 venepoisi tehtud, aga minule isiklikult tal on seal hirmus akende virvarr, et minule ta ei meeldi, aga näiteks ES3RM töötab selle LogHash6-iga ja kindlasti mõned mehed veel, et temale meeldib ja niimoodi ta käib. Aga mina loodan, et see programm igal juhul areneb edasi ja siin tuleb veel võimalusi juurde. Nii et ES2 Eiki Ville tõmbab otsad kokku ja tänan kuulamast ja kui kellelgi on midagi vaja personaalselt küsida, Skype on mul olemas, Skype'i kaudu saab alati ühendust võtta või siis kas või hobilisti maili kaudu. Proovin siis vastata nii palju, kui ma tean ja oskan. Väga super. Igal juhul nii-öelda täname väga vahva. Ma usun, et paljud said innustust ja julgustust, et kuidas seda, alguses see tundus, ma nägin mingid kommentaare, et on pagana keeruline. Selle asja püstipaneku hetk on natuke, peab näpuga järge ajama. Video jääb pärast meile saadavale. Praegu ei olnudki idee see, et kõik oleksite kohe samal ajal online'is püüdnud seda kõike järgi teha. Aga vaata chatti korraks. Vaata, kui palju kasutajaid on chatis. Ahah, no väga hea. Ma praegu hetkel ei näegi. Aga pane kutsungi asemel, pane ES lihtsalt. Pane ES üles sinna aknasse. Sa mõtled, mille? Log 4 või? Valiku aknast. Ja. Vaata, kui palju on nüüd neid kasutajaid juba siin erinevaid kutsungid Eesti omasid. Vanasti oli ES2 MC, ES8 GP, 1 kuu vahu ja 2 AV. Nüüd on juba vaata, et 10 või rohkemgi. Ja, päris kõvasti on neid tõesti.
osad on sisse lülitatud, osad on väljas. Isegi Jüri on, JR on ennast siia kirja pannud. No väga vahva. Suur Windowsi vastan, suur Julgustus selleks, seda asja edasi ajada ja kui jah, konkreetseid küsimusi on, et eks me oleme natuke sellega kokku puutunud, mis aspekti pealt. Mina olen neid leibleid tegelikult teinud ja ka neid QSL-i leibleid, nii et no seal nikerdamist natuke on selle asja paikaajamisega. Mõõdud ja asjad paikaajamisel, seal on see, et ta hakkab niimoodi, et ta sealt ei hakka ära nihkuma, seal on vaja mingid miinus-pluss parameetreid panna, seda nikerdamist on sõltuvalt leiblist, eks ole, mul on mingisugune, ma ei mäleta, kas mul oli 8+8 või 16 leiblised lehed, mille peale ma siis ajasin need Kuso datasid siin paika ja nii, et natukene on tegelemist jah, aga kui see ühe peal paika panna, siis defineerida omale enda leibli ära ja saab hakkama küll. Et vot, siuksed lood.